Suurepärast tervist sulle, armas Valguse kanali vaataja ja tere tulemast siia kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinuk ja tänane meeldetuletus on võib-olla, mitte võib-olla, aga pealkirjaga negatiivsed inimesed. Me oleme varem Valguse kanalil rääkinud, et me ise vastutame oma enda heaolu eest ise. Mitte keegi väline inimene ega asutus, veel vähem riik, omab tegelikult õigust ja kohustust sinu eest hoolitseda. Me ise hoolitseme enda eest ja teame, mis on meile parim. Ja sellepärast on praegusel ajal võib-olla eriti oluline, kui me piirame oma kohtumisi negatiivsete inimestega. Võib-olla sa oled varem seda teinud, et olnud vägisi või poolvägisi negatiivses seltskonnas. Võib-olla sa koged seda tööl. Aga tõde on selles, et negatiivsete inimeste energia viib sind vaikselt sinu tasakaalust välja ja ähmastab sinu vaimu enne, kui sa isegi seda märkad. Ja seepärast on oluline ennast sellest olukorrast eemaldada. Kuni sinnamaani välja, kui see näiteks on sinu töökohas, et sa vabastad ennast sellest negatiivsest energiast ja valid võimaluse kogeda palju positiivsemat keskkonda. Sest tõde on ka see, et mitte kõik inimesed ei vääri täielikku ligipääsu ei sinu südamele, ei sinu ajale ega sinu sisemisele rahule. Ja seepärast on meie igaühe vaimne kohus tegelikult iseenda ees ümbritseda ennast nende inimestega, kes sind tegelikult tõstavad energeetiliselt, kes tekitavad sulle hea enesetunde, kelle juures olekul on sul hea olla, kes sind innustavad või sind julgustavad ja seisavad sinu eest. Ja niimoodi, kui sa ennast selliste inimestega ümbritsed, siis sinu päevad saavad täiesti teise tähenduse. Ja eelkõige sinu hing leiab oma õige koha, kus sa ise valid, kellega sa suhtled, ise valid, millisesse keskkonda sa ennast topid ja ise valid, millisest keskkonnast sa valid välja astuda. Nii et vali targalt ja vali kõrgem sagedus, sest see viib sind oma elus edasi sinna, kuhu sa pead jõudma. Kohtumiseni.